Tere, armas teeline! On jälle ühe uue mõtiskluse aeg ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud sõnadega elamise kunst. Mõtte leiame õpetussõnade 15. peatükist ja see kõlab järgnevalt. Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Kogukonnas elamine võib mõnikord viia vaidluste ja pingete tekkimiseni. Eriti käib see selliste kogukondade kohta nagu kogudus, kus ühise eesmärgi nimel elavad inimesed tegutsevad koos, kes erinevad üksteisest päritolu ja ühiskondliku kuuluvuse poolest ning on mõnikord üles kasvanud täiesti erinevates kultuurides. Täna vaatlen Joosua raamatu 22 peatükki ja seal on kirjeldatud probleemi, mis kerkis inimese vahelistest mittemõistmisest. Raamatu alguses andis Joosua mõningatele suguharudele korralduse tulla üle Jordani ja osaleda maa ülevõtmisel koos Jordani läänepoolsete suguharudega. Nüüd, kui see ülesanne sai täidetud, olid nad vabad koju tagasi pöörduma. Jordani idakaldale ehitasid nad oma altari, mis pani Jordani läänekalda suguharud muretsema. Ja piibel ütleb selle kohta, et see oli suur. Aga loeme Joosua 22. peatükist, mida piibel räägib. Siis kutsus Joosua ruubenlased, gaadlased ja Manasse poole suguharu ning ütles neile: Te olete pannud tähele kõike, mida Mooses Jehova sulane teid käskis ja olete võtnud kuulda minu häält kõiges, milleks mina teid olen käsu andnud. Te ei ole maha jätnud oma vendi selle pika aja jooksu kuni tänini ja olete pidanud, mida tuleb pidada. Jehova oma Jumala käsku. Nüüd on Jehova teie Jumal andnud teie vendadele rahu, nagu ta neile lubas. Pöörduge siis nüüd ümber ja minge oma telkide juurde oma pärandimaale, mille Mooses Jehova sulane teile andis teispool Jordanit. Olge vaid väga hoolsad, täitma käsku ja käsuõpetust, mille Mooses Jehova sulane teile on andnud, et te armastaksite Jehovat oma Jumalat ja käiksite kõigil tema teedel, peaksite tema käske ja hoiaksite tema poole ning teeniksite teda kõigest südamest ja kõigest oma hingest. Ja Joosua õnnistas neid ning saatis nad minema ja nad läksid oma telkide juurde. Manasse poolele suguharule oli Mooses andnud maad Baasanis, aga teisele poole andis Joosua ühes nende vendadega lääne pool Jordanit ja kui Joosua saatis nad nende telkide juurde, siis õnnistas tema ka neid ja rääkis nendega üteldes: Minge tagasi oma telkide juurde oma suure noosiga ja väga paljude lojustega, hõbeda, kulla, vase ja rauaga ja väga suure hulga riietega. Jaotage ühes oma vendadega oma vaenlastelt saadud saak. Sa panid tähele, Joosua kinnitas, et teisele poole Jordanit elama jäävad suguharud on Moosese ja tema enda seatud kohustused täielikult täitnud. See tähendas märkimisväärset pühendumist ja ennast ohvertavat tegevust ühise eesmärgi nimel. Teadupärast need samad suguharud võitlesid õlgõla kõrval oma vendadega palju päevi, mis päriselt tähendas 6-7 aastat. Nende naised ja lapsed jäid koju Jordani idakaldale, ometi otsustasid nad ustavalt võidelda koos oma vendadega ning olid, nagu sõjas ikka, välja pandud ohtudele kas olla haavatud või koguni kaotada oma elu. Kaudselt rõhutavad need salmid rahvuse ja riigi ühtsuse tähtsust, samuti juhatavad need sisse järgneva loo, mis räägib lõppkokkuvõttes ühtsusest. Kas Iisraeli suguharud püsivad ühtsena, vaatamata tugevale looduslikule piirile, mille Jordan nende vahel moodustab? Kas nad lubavad geograafial jätta jälje oma rahvuslikule eneseteadlikkusele? Või hoiab ühine ainsa Jumala kummardamine neid koos tema valitud rahvana, ühtsena ja tugevana tema teokraatliku juhtimise all? Joosua kõneleb siin ainsast viisist, kuidas oli selline truudus võimalik. Nad teenisid teadupärast Jahvet, kes andis neile ülesande, mitte aga oma kaasmaalasi. Uues testamendis leiame sama põhimõtte. Apostol Paulus manitseb kristlasi teenima nii, nagu nad teeksid seda Jumalale, mitte ainult inimestele. Puutume argielus sageli kokku väljakutsete ja raskustega, mis võivad meid kergesti araks muuta ja panna võitlemisest loobuma. Aeg-ajalt on kerge käega lüüa, ometi saame hüüda appi Jumala väge. Tema tõotab olla meiega ja võimaldab meil teha seda, mida ta meilt palub.
kui hoiame silme ees oma kõrget kutsumust, oleme innukad edasi liikuma hoolimata paratamatult ette tulevatest probleemidest ja heidutavatest asjaoludest, mis on siinse pattu langenud elu osaks kahjuks. Joosua raamatu 22. peatükis 5. ja 6. salmis kirjeldatakse, kuidas Joosua palus tungivalt, et lahkuvad suguharud jääksid ustavaks issandale ja õnnistas neid seejärel. Aga kui me loeme seda Moosese Joosua 12. peatükki, siis me avastame seal, et teistele suguharudele anti teada, et see, mis seal toimub Jordani idakaldal, on midagi omapärast. Ja sellepärast otsustasid 9 suguharu juhid saata delegatsiooni Ruubeni, Gaadi ja poole Manasse suguharu juurde, et nende nõndanimetatud ettevõtmistega tutvuda. Kuid selles delegatsioonis oli ka üks mees, kelle nimi on otseselt nimetatud. Selle mehe nimi on Pinehas. Tema oli seal nende meestega koos. Pinehasil oli märkimisväärne taust. Ta oli omal ajal astunud Jumala nimel välja, kus ta 2. Moosese 6. raamatu peatüki tunnistuse kohaselt tappis innukalt Simri ja Kosbi, kuna nad olid avalikult Jumalale vastu hakanud. Ta oli saavutanud austuse sõdalase ja ka juhina, olles juhtinud armeesid midjanlaste vastu. Suguharudele vesteldes avastas Pineas, et altar ei olnudki mõeldud ohvrite toomiseks, vaid tegemist oli sümboolse žestiga, et näidata, et nad on siiski, olgugi et nad on teispool Jordanit, osa Iisraelist. Teisel pool Jordanit elavad suguharud tahtsid näidata oma seotust iisraellastega. Aga siin peatükis ilmneb midagi väga olulist. Siin ilmneb tarkus, kuidas fakte tuvastada. Enne vihast tegutsemist on oluline tegelikult ju mõista. Pinehas oli omal ajal olnud väga impulsiivne mees, kuid nüüdseks siin Joosua raamatu 22. peatükis on temast saanud mees, kes on suuteline olukorda rahulikult ja mõistvalt analüüsima ja siis ka tegutsema. Jumal kasutab meie elu igasugustes etappides, nii varasust nooruses, keskeas kui ka vanemas eas. Jumal saab meid oma töös kasutada, olenemata sellest, kas me oleme noored või vanad. Kuid meie oleme sageli kinni oma minevikus, oma probleemides, olevikus. Ja kas sa oled kunagi mõelnud sellele, kas mõni minevikus tehtud nõndanimetatud viga või tegelik viga on kujundanud sinu praeguse elu korraldust? Kas oled kunagi üle reageerinud, kuna oled varem midagi valesti teinud? Kas on täna kergem või raskem õiguse eest seista, kui oled varem paljudes sarnastes olukordades läbi kukkunud? Mõni mineviku viga võib meile tänaseks päevaks valmistada väga suuri probleeme ja võimalusi on mitmeid, näiteks muuta meid täna usinamaks, panna meid täna üle reageerima ja panna meid täna heidutama ja lihtsalt alla andma. Läänepoolsed hõimud Jordanist lääne pool valisid selle teise variandi. Nad olid valmis üle reageerima. Aga loeme Joosua raamatu 22. peatükist ja Iisraeli lapsed läkitasid ruubenlaste, gaadlaste ja Manasse poole suguharu juurde Gileadimaale Pinehasi, preesteri Eleasari poja ja ühes temaga 10 vürsti, üks perekonnavürst kõigist Iisraeli suguharudest, igaüks neist oma perekonna peamees Iisraeli tuhandete seas. Niisiis panid tähele, et igast suguharust valiti üks mees ja ka nende hulgas oli lisaks veel Pinehas. Tema, kes oli Iisraeli ülempreestri poeg.
Ta oli väga mõjukas isik. Ta järgis oma isa pärast tema surma. Pinehas oli saanud tuntuks sellega, oli varemalt Jumala eest välja astunud. 4. Moose 25. peatükist loeme, kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistusele ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. Nõnda hoidis Iisrael Baal Peori poole, aga Jehova viha süttis põlema Iisraeli vastu. Ja 24. peatükis sellest eelnevast peatükist saame lugeda, et Bileam ei suutnud Iisraeli needa. Ta läks neid neelma, aga selle asemel tuli välja hoopis õnnistus. Bileam töötas välja plaani, kuidas paganlike moabiitide naiste kaudu Iisraeli mehi võrgutada. Ta meelitas neid mehi toidu ja seksiga. See oli ebamoraalsus. Nad söödeti, joodeti nii palju, kui süda ihaldas. See viis ebajumala teenistusele. Ja 25. peatükist veel loeme ja Jehova ütles Moosele, võta kõik rahva peamehed ja poonaad päikese käes Jehovale, et Jehova tuline viha pöörduks Iisraeli pealt. Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjale, tapke igaüks oma meestest see, kes on hoidnud Baal Peori poole. Te panete tähele, kohtuotsus täideti sealsamas, sest laager tuli puhastada patust ebajumala kummardamisest. Ja piibel jätkab 4. Moose 25. peatükis ja keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade juurde Midiani naise Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma all, kui need parajasti nutsid kogudustelgi ukse ees. Niisiis õiglust jalule seadvad juhid ja Iisraeli lapsed nutavad inimeste pattude pärast ja näitavad üles meeleparandust. Kuid keegi jultunult toob kellegi leeri ja mitte ainult vaikselt, vaid avalikult. Ta toob selle Midiani naise laagrisse ja 4. Moos 22 ütleb, midianlased aga tegid Moabiga koostööd Iisraeli vastu. See oli avalik patt, see oli väljakutse Jumalale kogu rahva ja ka Moosese ees. Ja nüüd astub pildile Pinehas. Kui Pinehas, preester Aaroni poja Eleazari poeg seda nägi, siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte ja läks Iisraeli mehele järele naiste kambrisse ning torkas mõlematele kõhtu nii hästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt. Te panete tähele, et Pinehas võttis avalikult seisukoha ebajumala kummardamise ja patu vastu. Ta ei kartnud juhina patule vastu astuda. Ta ei hakanud ajama poliitikat. Ja piibel ütleb, et sellesse nuhtlusesse surnud oli 24 000. See on tegelikult suurim ohvrite arv Egiptusest Kaananini läbi aegade. 3000 kaotasid elu kuldvasika juures, 14 700 Korahi mässu puhul, kui nad mässasid Moosese ja Aaroni vastu. See põlvkond pidi vastutama oma vanemate pattude õppimise eest. Lääne hõimud, lääne pool Jordanit elavad rahvad mälestasid Baal Peori intsidenti. Ja see on piiblis meile kirjutatud selleks, et me ei kordaks varasemaid patte. Ebajumala teenistus ei vääri kordamist, vaid lõpetamist kohe selle alguses, kui see ilmneb. Ida pool elavad suguharud reageerisid üle enne faktide väljaselgitamist. Ja siin on mul valmis pandud 4 võtit, et minevik ei jääks meid tänapäeval kummitama. Esimene võti, mäleta minevikku. Mõnikord inimesed topivad, piltlikult öeldes, minevikku endasse. Nad ignoreerivad seda, soovivad, et see ei tuleks enam esile, matavad selle enesesse. Nad eitavad seda, nagu seda poleks kunagi olnud.
kuid on võti, kuidas minevikku mäletada. Luuka raamatu 17. peatükk ütleb, pidage meeles Loti naist. Pidage meeles, kuidas Jumal käsitles teiste pattu. 5. Moose 9. peatükk ütleb, tuleta meelde, ära unusta, kuidas sa kõrbes vihastasid Jehoovat oma Jumalat. Sellest päevast alates, mil sa väljusid Egiptuse maalt, kuni teie tulekuni siia paika, olete osutanud vastupanu Jehoovale. Pea meeles, kuidas Jumal sinu enda patuga tegeles. Prohvet Jeesaja kirjutab 46. peatükis, tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal, kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest peale kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb, minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan. Pidage meeles, kes on meie Jumal, võrreldes meie endi ja meie probleemidega. 119. psalm ütleb, tuleta meelde sõna oma sulase kohta, mille peale sa mind oled pannud lootma. See on mulle troostiks mu viletsuses, et su ütlus mind elustab. Seega pea meeles Jumala sõnas olevaid tõotusi. Teine võti. Võta vastu tema pakutud andestus. 1. Johannese 1. peatükk ütleb, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Niisiis, mida piibel kinnitab? Jumal andestab ja puhastab. Me lihtsalt tunnistame ja võtame selle andestuse usu läbi vastu. Asi ei ole mitte selles, et Jumal ei saaks andestada, aga meil on vahest raske seda andestust usu kaudu vastu võtta. Kui sina oled sirvinud Heebra raamatu 11. peatükki, kas oled pannud tähele seda, et seal ei ole kirja pandud patte? Ei Abrahami pattu Haagariga, seda ei eksisteeri seal. Ka seda, et Saara naeris ja usaldas Jumala sõna, et Jumal suudab oma sõna täita. Seal ei ole kirjas Moosese mõrva ega ka mitte Taaveti abielu rikkumist. 3. võti. Vaata Jeesusele. Heebra 12. peatükk ütleb, sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pange maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist. Ja nüüd see tuleb. Vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel, häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Panid tähele, mis on sõnum? Jälgi Jeesust. Vaata Jeesuse poole, mitte iseenda oma pattude poole, mitte mineviku võitude ega ka kaotuste poole. Vaata Jeesusele. Ja siinjuures on täielik sobilik meenutada 2. Korintuse 3. peatükki tõotust, aga meie kõik, kes me katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Niisiis, päikese käes viibimine muudab meid tumedamaks. 4. võti. Tee täna õige otsus olenevate minevikust. Kui oleme minevikus pattu teinud, tekib kiusatus. Teha sama viga. Rutiinis olles on see lihtne. Me ju teame, et kui keegi on lasknud ohjad käest alkoholiga, siis see kiusatus jääb talle nii kauaks, kuni ta elab. Aga ta valib alati vaadata Jeesusele. Ja nüüd tuleme päris teema juurde. Nii temaatiliselt kui ka ülesehituse poolest on selle peatüki keskmes süüdistatute vastus. Sama sirgjooneline ja tugev nagu süüdistus ise.
siiani kuulasid süüdistatavad suguharud nende vastu esitatud väiteid vaikides, süüdistusele vastamata. Süüks pandava tõsidust arvesse võttes oli nende kannatlikkus eeskujulik ja nad toimisid tõeliselt õpetussõnade järgi, mida ma just alguses lugesin. Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Kaitsekõnet alustati terve rea Iisraeli jumalale omistavate nimedega El Elohim, Jahve ja nii edasi. Neid korrati veel jõulisemalt justkui pühalikku vannet selleks, et hajutada kahtlused ja valesüüdistused, mis viisid Iisraeli peaaegu kodusõja äärele. Rääkijad olid kindlalt veendunud, et Jumal teab olukorda täielikult ja mõistab seda ning nad lootsid, et kohale tulnud saadikud jõuavad samale järeldusele. 2,5 suguharu tunnistasid, et nad vastutavad issanda ees ning kutsuvad teda kätte maksma juhul, kui nad on tõepoolest süüdi. Aga järgnes üllatav selgitus, mis tõestab ühest küljest süüdistuse alusetust, sest see altar ei ole ohverdamise koht. Piibel ütleb, et see oli tõeliselt suur ja avaldab teisest küljest tegeliku ajendi. Suguharude tegevuse tõeliseks aluseks ei olnud mitte Jumalast taganemine, vaid kartus jääda Iisraelist eraldi. Nii ei olnud altari ehitamine märk ärataganemisest, nagu arvati. Tegelikult oli just vastupidi. 2,5 suguharu ajendas tegutsema Jumala kartust, täpselt nagu Jordanist lääne pool jäävaid suguharusid. Iisraeli ühtsuse päris alus oli nende vaimulik truudus issanda nõudmistele, mitte aga geograafia või pärandiosa füüsiline asukoht. Jordani jõest lääne poole asuvate suguharude mure ehtsust näitab nende siiras rõõm siis, kui sai selgeks, et idapoolsed sugurad on ilmsüüta. Selle asemel, et tunda end vendade argumentidest lööduna, olid nad siiralt õnnelikud, et nende kahtlused osutusid valeks. Kodusõda Iisraelis jäi pidamata ja rahva ühtsus tugevnes. Joosua raamatu 22. peatükis leidub mitu põhimõtet, mida rakendada igapäevases suhtlemises, nii pereringis, kogukonnas kui ka loomulikult koguduses. Esiteks, kui asjaolud lähevad viltu või näivad minevat viltu, siis parim, mida saab teha, on suhelda. Selle asemel, et hoida oma tähelepanekuid vakal, kuni käib plahvatus. On hea, kui jumal rahvas ei jää probleemide tekkides ükskõikseks. Muidugi oleks kogu probleem jäänud olemata, kui Jordani tagused suguharud oleksid teada andnud oma kavatsusest ehitada altar. Teiseks, ka siis, kui oled oma otsuses veendunud, ära tee ennatlikke järeldusi. Jordanis lääne pool olevad suguharud hakkasid kiiresti uskuma nende kõrvu kanduvat kuulujuttu ja tegid vale järelduse, et Jordanist ida pool asuvad suguharud olid juba usust taganenud. Kolmandaks, räägi oma tegelikest või tajutavatest probleemidest enne, kui oma järelduste põhjal tegutsed. Neljandaks, ole valmis ühtsuse saavutamiseks midagi ohverdamata. Jordanist lääne pool olevad suguharud olid valmis loobuma osast neile eraldatud maa-alast, et teisel pool jõge elavad suguharud saaksid sinna elama asuda, kui Jordani teisel kaldal elamine olnuks oletatava usust taganemise põhjus. Viiendaks, kui sind süüdistatakse põhjendamatult või põhjusega, siis vasta heatahtlikult. Nii vaigistad sina raevu. Süüdistusele vastamine on omapoolse süüdistusega ei vii iial rahuni. Püüa aru saada enne, kui ootad, et sinust aru saadakse. Ja kuuendaks, rõõmusta ja kiida Jumalat siis, kui rahu on jalule seatud. Suurepärane on näha, et iisraelaste koguduse põhiosa
tundis siiralt rõõmu, kui nad said teada 2,5 suguharu tegelikust tagamõttest. Nad ei olnud oma otsustusvõime üle uhked, vaid olid valmis tunnistama, et eksisid. Nagu sa avastad, ei olegi mõistlik eestlase kombel ussitada, vaid hoopis asjaga rahulikul moel tegeleda ja pidada teist ülemaks kui iseennast. Ruubenlaste ja nende kaaslaste tarka eeskuju tasub järgida. Neid mõisteti vääriti ja noomiti karmilt, kuid nemad püüdsid siiralt endi hulgas tõelist usku edendada, ometi ei väljendanud nad vähimatki märki haavumisest. Viisakalt ja kannatlikult kuulasid ära vendade süüdistused enne, kui hakkasid end kaitsma ning andsid siis täieliku selgituse oma motiivide kohta ja tõendasid süütust. Nii lahendati sõbralikult probleem, mis paistis olevat ähvardavate tagajärgedega. Väärate süüdistuste korral on neil, kellel on õigus, vaja jääda rahulikuks ja tasakaalukaks. Jumal ju teab kõike, mida inimesed valesti mõistavad ja tõlgendavad, ning me võime asja julgelt tema kätte usaldada. Sama kindlalt, nagu ta paljastas Aakani süü, seisab ta nende eest, kes temale loodavad. Kristuse meelsusest elustatud inimesel on armastus, mis on pikameelne ja täis heldust. Jumal soovib, et tema rahva seas valitseks üksmeel ja vennalik armastus. Lühikest aega enne ristilöömist palvetas Kristus just sellepärast, et tema jüngrid võiksid olla üks, nii nagu tema on üks isaga, et maailm usuks, et Jumal oli teda läkitanud. Selle liigutava ja imepärase palve mõju ulatub läbi ajastute meie päevisse, sest Kristus ütles ju, aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõnade läbi hakkavad minusse uskuma. Ehkki me ei tohi loobuda ainsastki tõe põhimõttest, peaksime pidevalt püüdlema selle ühtsuse poole, millest Jeesus rääkis. Olgu sul edukas nädal, peatse kohtumiseni!